Tauri Vahesaar on olnud slackliner juba 10 aastat. Slackliner ehk tasakaalu otsija. Oluline on hoida oma keha samas asendis nagu maa peal kõndides. Kas aga Tauri on lõpuks tasakaalu leidnud? Tasakaalu lindil jah, aga elus? See on igapäevane otsing ja elus on mul siuke etapp praegu, kus ma tulen sealt kõrgustest liini pealt maa peale. Ma seal kõrgustes oskan väga hästi tasakaalu hoida, aga tulen nüüd maa peale ja hoian siin ka seda tasakaalu. Vot see on tase, mida me kõik igapäevaselt teeme. Kes on sellega juba hakkama saanud? Vau, mina veel õpin seda. Ma seal üleval oskan väga hästi, siin maa peal see on veel vaja õppida ja see ongi elutee. Tauri on kõndinud üle Raekoja platsi. Tauri teab, et kõik on võimalik, aga ideede teostamiseks läheb aega. Raekoja platsist üle kõndimise idee tekkis tal aastal 2018, kuid teostatud sai alles 2022 suvel. Tauri kaaslaseks siin elus on Merit Raju. Ma olen arvanud, et ma juba olen hakanud harjuma sellega, aga mu süda ikkagi väriseb ja ma saan sellest aru, kui see show lõpeb ja ta jõuab kusagile turvalisse kohta, siis mul on korraks nagu õlad maanduvad nagu. Jah, et eks see on ikka natuke ärev. Miks sa ise ei lähe lindi peale kaasa? Ikka lähen, aga põlve kõrgusele. Botaanika ja lavastus on Tauri ja Meriti tunnete ja ainulaadsete oskuste väljendus läbi tantsu, akrobaatilise liikumise, hairhängi, õhuartistika ja täieliku tasakaalu slackline'il. Ja seda kõike erinevatel tasanditel. Me kohtusime jääveevanni kogemuskoolitusel, sest me mõlemad hindame jäävee või sellise külma duši kas või head mõju või jääsupluse head mõju. Ja siis seal me tutvusime ja kuna Tauri kurtis, et teil on seljaga midagi, siis ma pakkusin, mina võin masseerida ja siis sealt edasi juba saime väga lähedaselt tuttavaks. See jutustus loob siukse visuaalse ettekujutuse, kuidas tõesti on võimalik siis koos luua ja kindlasti väga paljusid südameid ka kõnetada ja luua usku sellesse, et kui tõesti teha hingest asju, uskuda seda intuitsiooni, mis meil on, siis on võimalik kõik enda unistust täide viia. Ja minust nagu sükene ütlemine ongi, et võimatu võimalikuks. Ja seda ma ka teen ja me teeme kõik koos 22. juuli Inspiratsioonifestivalil Tartus. 2015. aastal osales Tauri Hollywoodi Assassin's Creed movie filmivõtetel ja 2017 Wonder Woman 1984 kaskadöörina. Aga siis juhtus Tauril miski seljavigastus. 2 suurt Hollywoodi filmi on selja taga ja see selja plõks tegelikult toimus mul treeningus. Ma valmistusin järgmiseks võistluseks. Ma olin eelmine kord Red Bulli võistluses olnud esimene ja seekord tahtsin ka siis ennast minna tõestama. Mäletan, kuidas tegin endale treeningkava, kui see plõks ära käis. Momentaalselt olin 2 nädalat voodis. Aga ma ei uskunud, et sellest midagi hullu on. Ma panin edasi. Ja siis nii kaua panin edasi, kuni ma hakkasin iga päev tundma, et midagi on valesti. Aga kuna nii palju showsid oli peale tulemas, ma ei saanud sellele tähelepanu pöörata. Ja seetõttu ka ma lõpuks lõpetasin seal, et neurokirurgi kabinetist otsustasin ikkagi minna enda teed ja siin ma olen. Esmakordselt astus Tauri highline'ile ehk kõrgustesse tõmmatud liinile 2013. aastal ja see on siiani Tauri täielik kirg. Seal üleval on hästi lihtne. Ma ei saa muud moodi, ma kukun kohe alla. Ma pean olema hetkes, aga siin maa peal on nii lihtne ju teha kõike muud, joosta ringi, kuulata teisi, aga nüüd nagu tulla endasse. Ja minu tegelikult selle aasta põhiline eesmärk ongi see, et ma vaatan ise endasse. Et tegelikult ma olen olemas, aga ma olen kõigepealt ise endal olemas. Kuidas te tülisi lahendate? Mõtleme pausi, hingame, umbes sedasi nagu 4 sekundit sisse ja 5 välja. Ja siis räägime kordamööda ja kasutame peegeldamist ka, et kui see, kes on rohkem närvis, see saab õiguse esimesena rääkida.
ja küsime ühte tähtsat küsimust, mis see sinu jaoks tähendab, kui ma seda tegin või kui ma seda ütlesin. Ja siis saab teine vastata ja siis saabki aru, miks see nii tugevat emotsionaalset reaktsiooni tekitas näiteks ja siis me räägime, mis see tegelikult tähendas. Tauri soovib inspiratsioonifestivalil 22. juulil Tartus püstitada põleval slackline'il õhuakrobaatilise show ja uue maailmarekordi. Sul on maailmarekord juba, sa oled maailmarekordi mees. Sul on unistuste naine. Mida sa veel tahad elult? No vaat, siis on see üks kategooria uuesti eneseteostus ikka hoida 10 peal ja siis armastus ja tervis samaaegselt hoida 10 peal. Et tegelikult kõige tähtsam muidugi tervis. Ja see on sümbioosis armastusega ja siis sinna juurde tuleb eneseteostus, mis peab olema ikkagi 10-10. Aga mis sa ütled neile, kes vaatavad praegu lugu ja ütlevad, Tauri, kuule, see, mis sa räägid, on teadus. Armastusega ravime seljavigastusi. See on sisetunne selles mõttes, sa leiad need inimesed, sa leiad selle kogukonna, sa leiad need võimalused, kuidas enda kirge jahtida ja ei tohi alla anda. Väga lihtne on, ma lähen ja kuulan ja teen teiste järgi ja aitan teistel teiste kirgi sihtida. See on lihtsam tee. Tegelikult julgeda iseenda kirg esiplaanile võtta ja eriti imeline, kui seda saab koos kaasaga teha.